Aitäh, härra istungi juhataja, head kolleegid, härra peaminister. No peaminister räägib, et e-valimiste süsteemi usaldusväärsus ei ole mitte usu, vaid objektiivsete faktide usaldamise küsimus. Ja siis möödub minut või paar ja saab selgeks, et see, millele ta toetub, on valimisteenistuse juhi ausõna, et manipulatsioone ei ole toimunud. Sest kui te mäletate, siis ligi aasta tagasi valimisteenistuse juht Aarne Koitmäe tunnistas, et e-hääli on võimalik uutega asendada topelthäälte tühistamise ja e-häälte anonüümiseerimise faasis. Ja see on juba see faas, kus ei ole enam kasu mobiiltelefoni pealt millegi kontrollimisest või oma hääle muutmisest. See on faas, mis toimub peale seda, kui hääletamine on lõppenud. Ja Koitmäe siis lisas sellele, et on küll võimalik asendada, et ausõna seda manipulatsiooni ei ole kunagi toimunud. Ma korra mõtlesin, et peaminister segab kaks asja ära, et tegelikult ta ei toeta usaldusväärsetele faktidele, vaid ta tegelikult usupõhiselt usaldab neid e-valimisi. Aga siis mõtlesingi, et kui ajas tagasi vaadata, eks elukogemus õpetab, et omal ajal, kui Kristen Michal kilekotiga sularaha parteikontorisse tassis ja siis PR-nõunike soovitusel valge kampsuni selga pani ja ütles, et ausõna mingeid rikkumisi pole olnud, siis ta vähemasti ise hakkas uskuma, et inimesed hakkasid teda uskuma. Tegelikult ei hakanud. Meil on Eesti ajaloo kõige madalama usaldusreitinguga peaminister, kes tuleb siia pulti ja ütleb, usaldage mind, e-valimised on turvalised. Ei usalda. Aitäh. Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Valimissüsteemi tegelik väärtus seisneb selles, kas rahvas usaldab seda, kas see on kontrollitav ning kas see vastab põhiseaduslikule vaimule ja mõttele. Ja siin on põhjust tõsiselt muretseda. Esiteks põhiseaduslik küsimus. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 60 sätestab selgelt, et Riigikogu valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed ning toimuvad ühel päeval. E-hääletamine aga toimub mitmel päeval ja hoopis teises vormis, kui on traditsiooniline hääletamine. Ja see tekitab vältimatult küsimuse, kuidas on selline lahendus põhiseaduslikult põhjendatud. Teiseks, läbipaistvus ja sõltumatu kontroll. Kui meile kinnitatakse pidevalt, et e-valimiste süsteem on turvaline ja usaldusväärne, siis tekib loomulik küsimus, miks ei ole toimimist lubatud täiel määral ja sõltumatult kontrollida nii meie kohalikel valimisvaatlejatel või rahvusvahelistel ekspertidel. Kui süsteem on tõesti nii hea, siis ei peaks ju olema midagi, mida on vaja varjata. Mida rohkem vassimist ja varjamist, seda rohkem tekib kahtlusi. Usaldust ei saa nõuda, usaldust tuleb välja teenida. Kolmandaks, e-häälte lugemise küsimus. Inimestel on õigustatud küsimus, miks e-häälte tulemused avalikustatakse hiljem kui pabersedelite tulemused. Pabersedeleid tuleb füüsiliselt üle lugeda, e-hääled on ju digitaalselt olemas, ometi me teame kõik, venib e-häälte tulemuste avaldamine mitte minuteid, vaid lausa tunde. Küll süsteem hangub, küll on muud põhjused. Neljandaks, andmete säilitamine ja hilisem kontrollitavus. Pärast valimisi hävitatakse väga kiiresti e-hääletamise andmekandjad koos protokollidega kusjuures. See tähendab, et hilisem sõltumatu kontroll muutub sisuliselt võimatuks. Aga kuidas siis saab kodanik hiljem veenduda, et keegi pole pahatahtlikult tema eest hääletamas käinud või tema ID-kaarti salaja kasutanud? Ja lõpetuseks vaba tahte küsimus. Ja see on võib-olla kõige olulisem probleem üldse. Jaoskonnas hääletades on võimalik tagada, et inimene teeb
oma valiku ise salaja ja kõrvalise surveta. E-hääletuse puhul sellist garantiid tegelikult ei ole. Me ei tea, kas inimene hääletab kodus omal vabal tahtel või teeb seda tema kõrval keegi, kes mõjutab, survestab või lausa käsib. Minister ütles küll, et inimene saab hiljem minna ja jaoskonnas oma hääle ümber muuta, aga milleks see vajalik on? Võimalik, et inimene, keda survestatakse, ei saa selleks oma ID-kaarti kätte või ei ole tal selleks transporti. Ja see on piisav põhjus mitte lubada e-hääletust. Ja nagu ikka, me teame, et mida pimedam ja kontrollimatum hääletus on, seda ebausaldusväärsem see on. Ja demokraatia ei saa püsida puhtalt usul, pimedal usul, nagu peaminister soovib. Demokraatia püsib usaldusel, aga usaldus saab toetuda ainult läbipaistvusele, kontrollitavusele ja õigusriigile. Kuna e-valimisi ei suudeta tehniliselt usaldusväärselt läbi viia, siis tuleb need lõpetada. Usaldusväärsus on tähtsam kui mugavus. Aitäh! Aitäh ja palun nüüd Riigikogu kõnetooli Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu. Minule tundub ka, et Eesti riiki justkui ei võeta nagu tõsiselt. Olles kuulanud peaministri vastuseid arupärimises esitatud küsimustele, jääb paratamatult selline mulje. Et kui meil on põhiseaduse esimeses paragrahvis deklareeritud ideaal, et Eesti riik on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgema riigivõimu kandjaks on rahvas, no siis peaks ju olema elementaarne, et me suhtume ka demokraatia põhimõttesse täie tõsidusega ja püüame pingutada selle nimel, et Eesti riigis oleks avaliku võimu teostamine korraldatud tõepoolest demokraatlikult ja et see baseeruks rahva enamuse tahtele. Nüüd, mis on esimene asi, mida me peaksime tegema, kui me tahaksime seda ideaali tõsiselt võtta? Esimene asi on see, et me peaksime tagama valimiste läbipaistvuse, kontrollitavuse, aususe. Et selles suhtes ei oleks kellelgi mingisuguseid põhjendatud kahtlusi. Ometi me teame, et Eesti Vabariigis on kujunenud välja just nimelt paljuski selle e-hääletamise süsteemi tõttu olukord, kus ligemale 40% kodanikest ei pea seda valimissüsteemi usaldusväärseks. 40%! Me ei räägi siin sellest, et 5% või 10%, mis oleks juba väga palju, kui 10% kodanikest ei usalda valimissüsteemi. See on järelikult süsteemiga midagi ilmselt valesti. Aga kui see number on mitte 20 või 30%, vaid lausa 40%, siis see on tegelikult täiesti skandaalne olukord. Sellist olukorda ei tohiks päevagi sallida, sellise olukorra jätkumist. Ja mida ütleb peaminister selle peale? Ütleb kuidagi niimoodi pooleldi naljatlemisi, aga üle poole ju usaldavad. Et millest probleem? Et ise ütles, et 40 ei usalda, lihtne matemaatika, järelikult neid, kes usaldavad, on rohkem kui neid, kes ei usalda. Öelge mulle, kas sellest jääb mulje, et võetakse tõsiselt seda oma riiklust meil siin? Kas võetakse tõsiselt demokraatliku ühiskonnakorralduse ideaali? No ei võeta, see ei ole mingisugune naljakoht. See on väga tõsine probleem, millesse tuleks suhtuda täie tõsidusega. Ja muidugi ega sellega ei piirdu see mitte tõsine suhtumine demokraatia ideaali. Kui me vaatame näiteks olukorrale, et Eesti riigis presidenti rahvas valida ei saa. Eks sügisel toimub meil järjekordne presidendi määramine või nimetamine või nimetage seda, kuidas soovite, aga rahvas teatavasti ei saa valida endale riigipead. Ei saa esitada ka riigipea kandidaate teatavasti. Või kui me vaatame olukorrale, et rahvaalgatuse õigus puudub. 1920. aasta põhiseadusega oli see õigus ette nähtud, 33. aasta põhiseadusega oli see õigus ette nähtud, aga enam ei ole. 92. aasta põhiseaduses seda sätestatud ei ole. Ehk siis teisisõnu, rahvas ei saa algatada parlamendis seaduseelnõusid ega saa algatada ka referendume. Nüüd, kes saab algatada referendume? Ainult Riigikogu, aga Riigikogu teatavasti pole seda rohkem kui
see nüüd teeb siis varsti 23 aastat teinud, rohkem 22 aastat, varsti on veerand sajandit möödas sellest, kui viimati meil oli rahval võimalik midagi referendumil otsustada. Nii et kõik need asjad nagu kokku pannes ei saa lihtsalt jõuda mingi muu järelduseni kui see, et kogu see demokraatia on meil üks suur mäng ja illusioon, selline etendus, mida inimestele esitletakse, aga tegelikku soovi demokraatia ideaalist Eesti riigielu korraldamisel lähtuda ei ole. Ja mõned üksikud väited veel, mida peaminister esitas, ütleb, et e-hääletamise süsteem on meil olnud kasutusel juba üle 20 aasta, järelikult see on turvaline. No aga sellest, et ta on olnud kasutusel üle 20 aasta, ei nähtu, et ta on turvaline. Vastupidi, kui me vaatame faktidele, siis nähtub ju see, et ta just nimelt ei ole turvaline. Aasta aega tagasi, 2025. aasta alguses, Kristjan Tüüna ja Tarvo Treier tulid ju välja oma publikatsiooniga, kus toodi esile, et 2023. aasta Riigikogu valimistel selles faasis, kus eemaldati need tühistatud hääled, mis olid tühistatud selle tõttu, et hilisema paberhääletamisega oli muudetud oma esialgset valikut ja anonüümiseeriti e-hääled, oli võimalik lisada teadmata hulk uusi e-hääli. See on fakt. See on fakt, mida ei saa ümber lükata ka peaminister. Ja kuidas siis saab sellises olukorras nimetada sellist süsteemi usaldusväärseks? Ei saa. Ja veelgi enam, kui me vaatame, kuidas on siis tagatud reaalselt nii-öelda usaldus selle süsteemi vastu. Lisaaega? Ei, ma arvan, et ei soovi, ma lõpetan ära kohe. Siis me näeme, et kogu usaldus baseerub usaldusel 2 audiitori vastu, kes on palgatud valimiste korraldaja ja läbiviija poolt. No see on ju naljanumber. See ei ole usaldusväärne aus valimiste süsteem ja tagumine aeg oleks hakata suhtuma sellesse täie tõsidusega, et me peame tagama valimissüsteemi tegeliku läbipaistvuse ja kontrollitavuse. Aitäh! Aitäh! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid, hea peaminister. Peaminister siit samast puldist ütles, et e-valimissüsteem on meil juba olnud 20 aastat. 20 aastat. Ja see peaks nagu näitama, et meie e-valimised on turvalised ja sellega peaks nagu leppima. Peaminister ütles, et üle 50% valijatest kasutas e-hääletust. Aga samas on olemas uuringud, mis selgelt näitavad, et üle 40% inimesed ei usalda e-valimisi. Aga see ei loe. See ongi see praeguse nii-öelda valitsuse Reformierakonna retoorika. Siin hea kolleeg Peeter Ernits tõi välja veel 2 nime ja riiki, kes kasutavad e-valimisi. Eks nad võtsid meist eeskuju. Ja siis, kui me selle rakendasime, siis nad ka jälgisid mängu, vaatasid, et tegelikult hea süsteem, et on järelikult võimalik manipuleerida valimiste tulemustega. Ja mina ei usalda neid valimisi ei Venezuelas, ei Venemaal. Loomulikult iga e-keskkond on võimalik sinna sisse murda, on võimalik manipuleerida ja tegelikult kogu selle nii-öelda e-valimiste süsteemi juures on ju väga tõsine probleem selles, et keegi ei suuda tegelikult ju tuvastada ja järel lugeda valimishääli. Ehk siis kogu meie valimissüsteem ei ole ühetaoline. See on probleem ja see on ka sellest on ju pidevalt ka räägitud. Ehk siis, kui meil on valimisvaatlejad ja me teame, et valimisjaoskondades on siis toimetavad jaoskonna töötajad, on võimalik siseneda, näitad dokumenti, paned allkirja, saad paberlehe, bülleteni, lähed täidad ära, lähed vastavasse nii-öelda kabiini ja siis paned sinna valimiskasti. Ja kõik need sedelid on hiljem siis uuesti nii-öelda tuvastatavad, loetavad ja järelkontrollitavad. Ja neid nii-öelda lugemisi on tehtud ju mitmeid kordi, oleneb siis olukorrast ja kaebuste arvust. Ehk siis see on kõik arusaadav ja kõik vaatlejad saavad sellest tegevusest ka aru. See on see, mis tegelikult näitabki, kui läbipaistev kogu see valimissüsteem võiks olla. Nüüd e-valimiste puhul paratamatult tekib palju küsimusi. Ja kui
on sul üks ruum, kus on server, arvutid ja vaatlejad lastakse sinna ruumi sisse, näidatakse, et näete, siin on meil süsteem, siin on meil arvuti, siin on need võtmed, mis avavad kogu selle asja süsteemi. Ja kui see tihtipeale piirdubki sellest teadmisest, et ma vaatan, et jah, arvuti on olemas, ma mõtlen siis vaatleja poolt vaadatuna, aga mis seal arvuti sees toimub, sellesse nii-öelda sisse saavad vaadata hästi vähesed. Ehk siis neid spetsialiste väga palju ei ole. Ja nüüd, kui me tulemegi ühe spetsialisti juurde ja millest siin oli ka jutt, et tõesti, peaminister on õigus, et valimisteenistus on teinud juba alates 2024. aastast koostööd Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega, et muuta e-hääletamise auditeerimist läbipaistvamaks, selgemaks ja automatiseeritumaks. See on ju täpselt see, mis ka eelmise aasta 15. detsembri ERR loos oli ka kajastatud. Ja see sama koostöö raames valimisteenistusega Tallinna Tehnikaülikooli teadur Tarvo Treier avastaski vead. Ja jällegi, ma loen ette täpselt, mida siis teadlane Tarvo Treier tuvastas ja tsiteerin teda. Ma tegin hulga näidis valimiskaste, kuhu ma igasse ühte tegin kunstlikult mingi vea sisse. Ja siis näitasin, et audiitorid saaksid neid kasutada õppimiseks, oma tööriistade kontrolliks. Et kas need tööriistad on võimelised neid olukordi kinni püüdma, ütles ta. Paluks 3 minutit juurde. 3 minutit lisaaega, palun. Treier tuvastas kokku 37 võimalikku veastsenaariumi, millest omakorda kasutas eksperimendist 17 37. Audiitorite kontrolltööriist tuvastas neid vaid 5. 37 võimalikku stsenaariumi, 17 sisestas vea näitajad ja audiitorid suutsid ainult tuvastada 5. Ja kujutage ette, et kui täpselt samamoodi manipuleeritakse meie iga nii-öelda toimivat süsteemi, mida kasutatakse valimisteenistuse poolt siis valimiste läbiviimiseks, kus siis sisestatakse pahavara, jah, meil on olemas audiitorid, kes suudavad mingis osas midagi tuvastada, aga suuremal määral, nagu siin ka katsest tuli välja, ei suudetud seda teha. Ja see ongi see, millest me ju räägime. Ja seetõttu me tegime ka arupärimise küsimusega, kas praegune valitsus annaks juhised siis valimisteenistusele, et kogu süsteemi üle vaadata ja panna vähemalt selleks ajaks, kui on asjad nagu selgeks räägitud ja vaadatud ja kõik need vead on tuvastatud, et kogu see e-süsteem pausile. Sellist valmisolekut ei ole. Ja loomulikult see on probleem. Ma arvan, et tuleb kuulda inimesi, kes on selgelt öelnud, et ja minu arust üks probleem, mille nii-öelda kogu selle temaatika juures on, et see 40% enam inimesi, kes ei usalda e-valimisi, nende häält üldse ei soovita kuulda, et neid nagu ei eksisteeriks. Ja tegelikult, miks pärast teised riigid, välja arvatud Venemaa ja Venezuela, ma ei tea, kas Venezuela peale siis eelmise juhi kõrvaldamist veel hakkab tulevikus kasutama e-valimisi või mitte, seda näitab aeg. Aga miks pärast siis teised Euroopa riigid, Skandinaavia riigid, ma tean, et neid katseid on tehtud, on teatud piirkondades, teatud kohalikus omavalitsustes katsetatud e-valimisi, miks pärast nad ei ole võtnud neid süsteeme siis kasutusse? Ja tegelikult on olnud väga lihtne põhjus. On nendes piirkondades ja riikides tehtud uuringud, küsitlused, kus on selgelt kohalik kogukond on öelnud, ei, meie ei usalda e-valimisi. Ja see ei ole olnud enamus, et enamus rahvast on öelnud, et ei, me ei usalda, vaid see on olnud 15-20% piires. Ja juba sellest piisas nende valitsustele ja kohalike omavalitsuste juhtidele, et nad saaks aru sellest, et nende e-valimistega, mis oli planeeritud, ei saa edasi minna. Meie rahvas ütleb selgelt üle 40%, et me ei usalda e-valimisi, aga selle peale öeldakse, et ei ole hullu. Lähme edasi, et need on vajalikud, need valimised. Valimised peavad olema selged, läbipaistvad, ühetaolised ja ausad. Ja
Ainult pabersedelil hääletus saab seda tagada. Aitäh! 2 arupärimist, aga palun siis need omavahel eristada ka, nii et kui on üks üle antud, et siis me saame teise arupärimise esitamise ajaks kella uuesti käivitada. Lauri Laats, palun! Ja, aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid, head inimesed, kes jälgivad nüüd interneti vahendusel. Riigikohus täna tuvastas, et Sotsiaalkindlustusameti tegevus on olnud õigusvastane. Ja sellest lähtuvalt me esitame Keskerakonna fraktsiooni liikmete poolt arupärimise sotsiaalminister Karmen Jollerile ja teemaks on erihoolekandekriisi ja sotsiaalministri vastutus. Riigikohus on hiljutises otsuses ühiselt rõhutanud, riigil lasub kohustus tagada erihoolekodukoht kõigile abivajajatele ning raha nappus ega teenuse pakkujate vähesus ei vabasta selle kohustuse täitmise jätmisest. Kohus tuvastas, et Sotsiaalkindlustusameti tegevus on olnud õigusvastane. Samas näitavad nii kohtulahendid kui ka Riigikontrolli hinnangud, et erihoolekande järjekorrad on kasvanud, teenuskohtade arv ei vasta vajadusele ning inimesed ootavad abi aastaid, mis rikub nende põhiõigusi ja inimväärikust. Ja sellest lähtuvalt me esitamegi lugupeetud sotsiaalministrile 7 küsimust. Ja esimene, ja ma arvan, et üks olulisemad küsimusi on: Riigikohtu hinnangul on Sotsiaalkindlustusameti tegevus olnud õigusvastane. Kuidas te hindate tekkinud olukorda, kus riik on jätnud täitmata oma põhiseaduslikke kohustust tagada erihooldekodude koht abivajajatele? Ja tegelikult inimesed on kannatanud ja juba pikalt kannatanud. Aitäh! Arupärimine peaminister Kristen Michalile ja teemaks on põlevkivi kaevandamise strateegia Eesti energiajulgeoleku kohta. Nii nagu meil eelmine nädal tuli ilmsiks, et Eesti Energia on müünud maha päris suure koguse põlevkivi kaevandamise õigust erasektorile ja kõik see on toimunud tegelikult kabineti vaikuses, nii et ei ole suuremat diskussiooni ega arutelu toimunud ühiskonnas. Ja see on meie arust lubamatu. Ja ma saan aru, et kuna selliseid otsuseid on tehtud ja vastu võetud, siis ka valitsusel tervikuna ei ole mitte mingisugust strateegiat, mis puudutab põlevkivi tulevikku. Ja loomulikult see mõjutab järgmisi põlvkondi, see mõjutab ka praegust põlvkondi. Ja need otsused, mis sündisid kabineti vaikuses, mille osas on siin ju ka erinevad ministrid öelnud, nemad ei tea sellest mitte midagi, siis see mõjutab meil veel pikalt. Ja sellest lähtuvalt me soovimegi peaministrilt pärida ja esitada 8 küsimust, kus me selgelt tahame teada, millist rolli üldse ja strateegilist energiajulgeoleku rolli, kas valitsus näeb põlevkivis või ei näe. Ja kui ei näe, siis mis põhjustel ja kuidas üleüldiselt võiks edaspidi põlevkivisektor meil areneda. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 2 eelnõu ja 3 arupärimist ja juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Ja järgnevalt teated ning täna on meil hea sõnum motoentusiastide nimelt. Täna toimub mootorratturite toetusrühma moodustamise koosolek ja täpsem info kolleeg Varro Vooglaiult, kes on siin Riigikogu saalis ka kohal. Nii et head kolleegid, mootorratturite toetusrühma moodustamise koosolek ja info kolleeg Vooglaiult. Aga asume nüüd tänase päevakorra juurde ja meie esimene päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Lauri Laatsi, Vladimir Arhipovi, Peeter Ernitsa, Aleksandr Tšaplõgini, Aleksei Jevgrafovi, Andrei Korobeiniku ja Anastassia Kovalenko-Kõlvarti poolt peaminister Kristen Michalile esitatud arupärimine e-hääletamise auditeerimissüsteemi puudujääkide kohta. Ja arupärimist palun tutvustama ettekandjana Riigikogu liikme Lauri Laatsi, palun.
Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid, head inimesed, kes jälgivad nüüd interneti vahendusel. Olen teie ees arupärimisega, mille Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitasid eelmine aasta 17. detsembril ehk siis 4 kuud tagasi. 4 kuud tagasi esitatud arupärimine, mis saab loodetavasti vähemalt mingisugusel kujul täna ka vastused. See on ju tegelikult enneolematu. 4 kuud on möödas selle arupärimise esitamisest. See näitab juhtimistaset ja tegelikult see näitab ka seda, mida me igapäevaselt näeme erinevatest uuringutest, kus ka rahvas on selgelt väljendanud seisukohta, et nad ei usalda praegust valitsust, nad ei usalda praegust peaministrit. Ka viimastest tänastest uuringutest selgub, et tegelikult 7% Eesti rahvast toetaks peaministrit. 12–13% on üleüldine toetus koalitsioonile. Ja see teema, mida me tahtsime käsitleda juba mõnda aega tagasi, on e-valimised, mis tegelikult suuresti võivad mõjutada valimistulemust ja kindlasti mõjutasid ka 2023. aasta valimistulemust. Ja see tulemus on siin käes, kus meil on valdav enamus suur enamus on siis Reformierakonna fraktsioonis, kes saab koostööd teha siis Eesti 200, kelle peale on siis 2 peale ka koalitsioon moodustatud. Ja vaatamata sellele, et seda toetust ei ole, siis siiamaani toimetatakse vastu rahva tahtele. Ja see on probleem. Ja lisaks sellele ei taheta ka arutada sellist olulist küsimust nagu e-valimiste turvalisust. Kui turvaline see on, kas on turvaline ja kui on leitud mõningaid elemente teadlaste poolt, mis viitavad, et siin on augud sees kogu selles e-valimiste süsteemis, siis tegelikult suuresti ei soovita ka seda arutada. Seda teemat on tõstatatud erinevates komisjonides. Ma mäletan, et ka korruptsioonikomisjonis oli päevakorda minu arust 15. jaanuaril see lisatud, aga koalitsiooni häältega hääletati see punkt maha, et seda mitte arutada. Kas siin võib olla korruptsiooniilmingud? Loomulikult. Mõtleme loogiliselt. Kui on mingil viisil mõjutatud e-valimisi, siis on ka tulemusi mõjutatud. Ja see on selgelt korruptiivne tegevus. Kui see nii on, mina ei tea. Aga siin on teadlane selgelt, Tallinna Tehnikaülikooli teadlane selgelt testinud süsteemi, avastanud puudusi ja sellest lähtuvalt me esitasime ka küsimused, 6 küsimust ja palusime ka valitsuse seisukohta, et arvestades neid probleeme, mis on ilmnenud juba siin detsembris eelmisel aastal, kas on valitsus nõus üle vaatama kogu selle e-valimiste süsteemi, kas peatama, kas või ajutiselt nii kaua, kuni ei ole selge, kas süsteem on töökorras või mitte, kas seda on võimalik mõjutada. Ei, mitte mingisugust tegevust selles valdkonnas. Et lähme täpselt sama süsteemiga edasi ja täpselt nii ongi. Nii nagu lihtsalt tuletaks meelde, et nii nagu ka sotsiaalminister Karmen Joller siin ütles, et nii kaua, kuni me oleme siin enamus, peate meid kannatama. No rahvas juba ammu ei kannata teid. Ja seda näitab ka kõik uuringud, küsitlused, mis on läbi viidud viimaste aastate jooksul. Nii et mina suhtuks väga tõsiselt, hea peaminister, sellesse arupärimisse rahva siis ootusesse. Ja tegelikult rahvas on, nii nagu ma ütlesingi, pidevalt, igakuiselt väljendab oma meelsust ja see meelsus praeguse valitsuse osas ei ole positiivne. Aga ma loodan, et me saame vähemalt e-häälte küsimuses ja nende puuduste osas täna sellist konstruktiivset arutelu alustada, mis viib ka meid selle tulemuseni, et me saame tagada sellise valimissüsteemi, mis oleks ka rahva seas usaldusväärne. Aitäh! Suur tänu ja aru. Ja suur tänu. No kes kuulas peaministri vastuseid esitatud arupärimisele, see ilmselt nägi ka seda, et valitseb endiselt selline täielik ideede ja visiooni puudumine. No lihtsalt mitte midagi ei ole. Ja ega see ei üllata, me oleme seda ju korduvalt ka varem näinud, nägime seda Kaja Kallase peaministriks oleku ajal ja oleme näinud seda jätkumas ka Kristen Michali peaministriks oleku ajal. Käib selline uina-muina jutt,
räägitakse, teeme siin ikka seda ja teeme natuke teist ja natuke kolmandat ka ja natuke neljandat, aga kõik saavad ju aru, et jutt käib sellistest asjadest, mis esiteks ei muuda olukorda absoluutselt paremuse poole, vähemalt mitte märkimisväärselt, ja päris kindlasti ei aita neid meil mitte kuidagi demograafilisest kriisist välja tulla, seda ületada. No see on täiesti ilmselge. Aga hoolimata sellest ei ole ka sellist julgust või tahtmist hakata mõtlema siis kastist väljapoole, et kui on selge, et need meetmeid meid kriisist välja ei too, siis mis võiks meid kriisist välja tuua, kui natukenegi sellele territooriumile suunad mõtteliikumist, tõstatad mõningaid küsimusi, siis peaministril teeb see kangesti nalja, ta hakkab urjutama ja üritab siit mingisugust poliitilist punktivõitu noppida. Mis on ausalt öeldes küll lapsik ja titalik käitumine, et ei sisenda ka lugupidamist peaministri isiku ega ameti vastu. Mis kõige hullem, mitte ainult ei tehta neid asju, mida oleks päriselt vaja teha, ideoloogilist niimoodi krampmõtlemist ületades, vaid töötatakse otseselt vastu sellele, et meie demograafiline olukord võiks paraneda. Väga kiiresti tasub ju meenutada, et selle Riigikogu koosseisu alguses esimese asjana kohe kaotati ära alles eelmise koosseisu lõpus vastu võetud paljulapseliste perede toetused. Tervet toetust ei kaotatud ära, aga kaotati ära see tõstmine, mis alles hiljuti enne seda tehti Reformierakonna enda osalusel. Kaotati ära tulumaksuvabastus, täiendav tulumaksuvabastus abikaasa ja laste pealt, mis on tabanud paljusid perekondi väga valusalt. Väga valusalt. Ma tean ise tervet rida perekondi, kes ütlevad, et vähemalt üks kuupalk on sellega aastas nagu ära võetud. Kaotati ära koduste emade ravikindlustus, mis on ka sümboolselt täiesti vale sõnum. Ja samuti automaks kehtestati sellisel viisil, mis karistas eriliselt paljulapselisi perekondi. Tõsi, hiljem protestide peale ja ilmselt ka õiguskantsleri hoiatuste peale see viga parandati. Vastasel juhul oleks ilmselt Riigikohus tunnistanud sellist põhiseadusvastaseks, sest põhiseaduse paragrahvi 28 lõige 4 kohaselt on ju paljulapselised pered riigi erilise hoole all. Aga ainuüksi asjaolu, et algselt sellisel viisil see maks kehtestati kõikidest hoiatustest olenemata, näitab seda, et lihtsalt üldse ei hoolita paljulapseliste perekondade heaolust. Ja ma ütlesin, et kui ma osutasin eelnevalt sellele, et ehk peaks hakkama ideoloogilisest kastist välja mõtlema, et ehk peaks võtma kasutusele mingisuguseid selliseid meetmeid, astuma selliseid samme, mis ei ole lihtsalt opereerimine olemasoleva raamistiku sees, vaid omaks perspektiivi päriselt midagi muuta, siis see nagu öeldud, teeb peaministrile palju nalja. Ma ei öelnud seda, et peaks kuidagi riik vastu töötama töö- ja pereelu ühitamisele loomulikult, nagu siin 3 korda on üritanud mõista anda, vaid ütlesin seda, et ehk peaks panema rõhu mitte sellele, et looma eeldusi võimalikult ulatuslikuks töö- ja pereelu ühitamiseks, vaid looma eeldusi selleks, et need, kes ei taha töö- ja pereelu ühitada, ei peaks seda tegema, ei oleks sunnitud seda tegema. Ei tohiks olla nii lihtsast asjast raske aru saada. Enamik lapsi Eestis sünnib paljulapselistesse perekondadesse. Nüüd selleks, et saaksid tekkida paljulapselised perekonnad, peab looma eeldusi selleks, et vähemalt üks vanematest, eelduslikult ema, ei peaks töö- ja pereelu ühitama. Ja ta ei oleks sunnitud tööle minema pereelu kõrvalt, laste kasvatamise kõrvalt, sellepärast, et ei ole lihtsalt realistlik, et üks naine sünnitab palju lapsi, võtab need lapsed vastu, keda siis perekonnale on kingitud, ja samal ajal siis veel peab rügama ka töörindel, eks ole, ametialasel rindel. Et see lihtsalt ei ole inimlikult teostatav. Ehk teisisõnu, loogiliselt mõeldes peaks aru saama, et kui me tahame, et oleks rohkem paljulapselisi perekondi, siis me peame looma eeldusi selleks, et ei peaks minema naised veel laste kasvatamise kõrvalt tööle. Minul endal on 8 last ja ma ütlen ausalt, see ei oleks kunagi võimalikuks osutunud, kui ma ei oleks ise pingutanud läbi aastate selle nimel, et luua eeldusi selleks, et mu abikaasa ei peaks igapäevaselt tööl käima. Aga neid aspekte on terve rida. Pensionisüsteemid näiteks. Kas riiklik pensionisüsteem on midagi sellist, mida me tahame ka pikas perspektiivis säilitada teadmises, et see on loonud eeldused sündimuse ulatuslikuks languseks, sellepärast et perekond ja lapsed ei ole enam majanduslikult vajalikud. Samamoodi abielu käsitlus. Et see valitsus on ju liikunud edasi sellega, et väärastada abielu käsitlust Eesti Vabariigis, selle asemel, palun lisaaega 3 minutit. 3 minutit lisaks. Selle asemel, et tõsta abielu ideaali au sisse, selle asemel, et mõelda läbi ka seda, et võib-olla peaks ka kehtivas õiguses midagi muutma, et meil oleks ka lahutamatu abielu institutsioon võimalik välja pakkuda nendele inimestele, kes seda soovivad, luues kindlustunnet mõlemale abikaasale, et neid ei saa lihtsalt kõrvale visata nagu mingisugust kasutatud asja, kui tekib mingisugune uus huvi või nii-öelda paremana tunduv variant, eks. Selle asemel, et viia koolidesse sisse abielu ja perekonnaõpetus, kus tõstetakse neid ideaale esile ja üleüldse
ütleme nii, õpetatakse lapsi aru saama, millised isikuomadused tuleb endas välja kujundada selleks, et olla üleüldse abielu ja perekonna eluks võimeline, tegeleb meil valitsus millega? Loob, eks ole, LGBTIQ arengukava ja hakkab seda juurutama koolides. Nii et siin võiks rääkida nii ühest või teisest kui ka kolmandast asjast, aga ausalt öeldes lõpuks tekib selline teatav lootusetuse tunne, et siit ei tule absoluutselt mitte midagi ja mulje jääb, justkui oleks lepitud sellega, et meie rahvas, keel ja kultuur sureb välja. Põhiseadus paneb meie riigile kohustuse seista ühe peamise eesmärgina selle eest, et tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimine läbi aegade. Meie ametis olev valitsus mitte ei seisa selle eest, et seda tagada, vaid vastupidi, töötab sellele vastu, sillutab teed eesti rahvuse, keele ja kultuuri hääbumisele ja väljasuremisele. Siin mõne nädala eest istungi juhataja Toomas Kivimägi läks närvi, kui kolleeg Anti Poolamets ütles valitsuse esindajatele, et teate, minge ära, tehke koht vabaks selleks, et saaksid tulla teie asemele need, kes tahavad seista selle eest, et eesti rahvus, keel ja kultuur jääks püsima. Mina küll ei näe, et ta oleks midagi kohatut öelnud. Väga õigesti ütles, see valitsus, mis on minetanud valdava enamuse Eesti kodaniku toetuse ja ei ole suuteline üles näitama isegi mingisugust visiooni, millest lähtuvalt peaks tegutseda eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsima jäämise nimel, peakski kiiremas korras tagasi astuma. Õnneks on lootust, et hiljemalt 10 kuu pärast nad koristatakse oma positsioonilt ära. Aitäh!